Tegelikult on nüüd esteetiliselt kaudu. Sellega peaks samas läbi käima vähe suhtes. Terid sõrulased ning muidu saarlased, Maale, Tammehoogu, Mari. Meie oleme täna Sõrves. Ja mitte lihtsalt Sõrves, vaid Türju külas. Mis majas me nüüd olemegi? Matsi talu, see on Matsi talu. Et me oleme Matsil täna. Ning me oleme külas Vipikaupul. Ning ma pole mitte üksi siia tulnud. Ma võtsin sõbrad ka seltsi. Siin mu kõrval on Tammenid Janu. Ning seal on Sääse Mann. Nii on. Nii et me istusime siia tuule käest tulime ära. Tuba, kaminast tuli põleb. Kell tiksub, nüüd hakkame maailma asju paika panema. Et meres on sauke kena laine täna. Nii et toas on otse mõnus olla. Kuule, Kaupu, sa oled siin Sõrves juba tükki aega elanud? Jaa. Ma ei teagi, mingi 15. No ikka päris palju. Jaa, ikka kaua. Vaata, vahest mõni ütleb, et see Sõrve, et see on ju maailma ääre peal. Ma ütleks, et Sõrve on see on ju maailma algus. Just, täpselt, minu jaoks ongi. Ma juba koolipoisina, kui isa tõi oma meie kodu kohta vaatama sääre otsa. Ma tundsin juba koolipoisina, et siin ongi maailma algus, siia kindlasti peab tulema ja tulingi tagasi. Nõnda, et sa juba poisina tähtsid, et sa tuled ja, ning siis kui suureks said, siis tulidki. Just. No Sääse Mannil pire teine lugu. Sa pole mitte sõruline. Ma pole sõruline, aga ma olen sellest saare servast küll. Nii et kui rahval rääkida, kuidas meti juurde pääseb, on sedasi, et tuled kenasti praamiga sõidad üle, oled Muhuse saad, siit lähed läbi Muhu Irmtsooga ning käid Kuressaare juures, keerad pirenatuse paremale, nii teise ringi pealt keerad veel korra paremale ning siis natuse veel ja vaata, kui Rootsimaa hakkab paistma, siis enne Vilsandit tuleb kinni pidada. Et ma olen see Kihelkonnalt pärit. Nõnda, et su esivanemad on sealt kantist? Jah, minu emapoolsed esivanemad on Kihelkonna kalmistul. Meite kodutalu on seal Kihelkonna talu taga Loona külas. Ning minu enda kodu on saanud nüüd Kihelkonnale varsti juba ka 15 aastat. No siis te üsna ühe kõua seda olnud seal. Jah. Ning meite kolmas tegelane on hoopis Anu. Ning tema pole mitte veel tagasi jõudnud. Ei ole jah. Aga otsapidi ikka pole nagu ära läinud ka. Nõnda, et sa oled nagu kits kahe kuhja vahel. Just. Ei no vaata, selles mõttes on huvitav, et vanast ajast on teada, et see Svorbe ja Kilikonda, et nad olid liitlaskihelkonnad. Ja just sellepärast, et nad, tänapäeval võib-olla öeldakse, et röövisid laeva. Nad maksustasid, et maksustasid rannas sõitvaid laevu, kust see suur tõlgi tuleb, et toll, eks ole, tollimaksu, läbisõidumaksu. Meil ühised huvid siis. Jaa. Et siis seda seltsis asju ajad on ju kena muidu, et miks ta pole siis. Aga kui ta nõnda üks elab siis ühes Saaremaa servas ning teine elab teises Saaremaa servas, on siis teid need ühtemoodi ka sellel elul või nendel kahel piirkonnal või on ise moodi? Et kena elu on. Ei, kena on muidu, miks ta kena pole? Et te olete täitsa nõus ühtemoodi värk? On kena, seda servapeel on täitsa kena elada ja kuna mul on üsna kena pikk süge staaž Tallinnas elamisest ka, siis ma päris tagasi küll ei läheks. Ei, see võib teise korra käia, aga elamiseks ta ikka jäita. Muule ta jäita elamiseks. Ma arvan, et sul sama lugu. Täpselt sama lugu. Sa oled ka Tallinnast või? Mina olen Pärnus sündinud, sest mu isa pole lastud peale SS-is teenimist Nõukogude piiritsooni ometigi tagasi. Aga meil olid seal kõik sugulased, nii et sellest tuli kena. Ka Heikemere ääre peal. Jah. No kui ma nüüd ise, kui ma nüüd mõtlen selle peale, et Kihelkonna ning Sõrve, et mis siis ühtemoodi on ning mis siis teistmoodi on. Kui ma esimene pilk mõtleb, vaat Kihelkonnal on koolimaja alles, Tagasõrves pole puhta mitte koolimaja alles küll, aga lapsi plasta sinna mitte sisse. Ometigi teitel ju lapsi on ju. Ei no mõned jah. Oi, mis sa räägi, ütle nüüd välja, palju teitel selle aasta sündis? No ma arvan, et see oli vist selle, vaata see jaanuarikuus oli see elektrikatkestus. Et see edavas paneb sigima ikka ning siis oligi 5 last sündis aasta jooksul. Ja enamasti jäidki sinna aasta lõpu poole. Seda on palju. 5 last on täitsa palju. 5 last on päris palju, jah. Ja kui arvestada veel, et sükst asja pole hulka aega olnud ja neid, kes ära läksid, oli ainult 8. Inimesi või? Jah. Nii et, aga muidu, kui sa mõtled, et selles mõttes läksid ära, et nagu päriselt ära läksid, aga et neid, kes näiteks siin kõrval on nüüd elavad ameeriklased ühel pool, teised pool on rootslased, kolmandad on soomlased. Üks sõrulune on kah ühel pool. Ikka sõrulesse ka?
aga et ei tea, millal need ameeriklased ning rootslased siis sõrulisteks saavad. oi ei, kas nad tahavadki, aga noh, nende jaoks on see lihtsalt selline ilus metsik koht, noh. kus metsikud mehed elavad ja naised. aga no kui nad käivad ka Tallinnast või kuskilt Helsingist või teistpoolt Helsingit, noh. Ja küsid, et noh, et kas on ikka mõtet sõita nii kaugelt. Ei ole midagi, meil Los Angeleses iga hommiku tuleb sama maa sõita, mis me siin korra suvilasse tuleme. Nii et noh, nad tulevad nautima seda natukene metsikut elu. Nende jaoks on see luksus, meie jaoks on see igapäevane elu. Eks me katsume seda võtta ka, kui sa oled kuulanud, kuidas moodi võõramaalased või ka pealinlased sageli, no pealinlased teist nagu vähem. Just võõramaalased, samad Los Angeles ja need suurtest maailma linnadest ja Londonist ja räägivad, kuidas siin kõik on ning tõmbavad 2 kopsuga õhku sisse ning räägivad küll teil on siin kõik kena olla ning siis ma mõtlen, nii nagu mu enda kadunud vanaema ütles, et siis huiti kena küll, aga katsuda siin talvel olla, kui on pime ning porin ning teed lahti lükkamata ja teab, kas siis ka kena on. Ma või öelda, et on küll kena, siis on ka kena. No vaata, Anu käib siin umbes nõnda vähe. Mida sa tunned siin, et hingad ka õhku või otsid midagi muud? Hingan õhku. Mõni muu kaasa. Saadad koju ju. Ja võt selle saarlastega kuidagi seal mujal Eestis ongi siuke lugu, et ükskõik kui kaua nad seal on elanud või kui kaua nad siin saare peal käivad, ikka on saarlased. Et nad kuidagi ei saa sellest Saaremaast lahti, et ma käin Tartus ka ühes kooris laulmist. Seal on meil vist 3 saarlast ja 1 muhulane. Kõik on täpselt teada. Ja, muidugi tead. Ja siis ega kõik ikka ütlevad, lähed sa jõuluks koju ka. Aga kõik on juba, ma ei tea, 10 või enam aastat Tartus olend ikka ja lähed sa koju ka jõuluks. Et ega vist sellest saarlasest lahti nagu ei saa. Ei, aga miks peakski saama? Aga võt just, et ma ei tea, kas näiteks mingid Võru inimesed või Põlva inimesed, kas nad ka on nii kõvasti selles küljes kinni? Ma pidi kooris on, et need saarlased ja muhulased on täpselt teada, aga kuidas need teiste kandid? Ei tea. Teised on eestlased? Teised on. Ei no võrukad on ka muidugi valjud oma... Võrukes kinni. Aga põhimõtteliselt, mis see laulminegi siis on? Ega siis see on ju ka osa sellest rahva pärimuskultuurist, mis see pärimuskultuur või mis see kultuur üldse on, see ongi vaba inimese elamise olemise viis omas kodus ja selle tingib ju niikuinii see elukeskkond ja noh, kui sa oled mere ääres, siis on sul see mereääre kultuur ja kui sa oled metsas, siis metsa ja selle sa paned siis oma rahvarõivastesse ja oma lauludesse ja selle kohta ütles kenasti, meil tuli korra oli jutt, oli võimalus kõnelda siin Valdur Mikitaga ja ma olen tema asju natuke lugenud ja siis ikka tegi Eesti oli ka metsarahvas, ma ütlesin, vaata Valdur Mikita, viisin ta Harilaidu ja ütlesin, vaata, et meitel käib see asi sedamoodi, et sul on selja taga on sul mets, et sa tead, et on kena julge olla, aga silma eest, nina eest peab sul see meri olema, ilma selleta saarlane ei saa. Vaat siit tuleb see vahe vahele, ta vaatas ja ta läks teise hommik üksipäini veel sinna Harilaidu, ütles pärast mulle. Et see on jah, et meil on seda see metsarahva teema või see sama identiteedi küsimus, et kes sa siis oled, et Tallinnas ma katsusin küll tallinlane olla, ikka väga pikalt olin tallinlane ka, aga ma siia olen tulnud ja üks siis Jõre poolest käimas olen alla lõpmata, et siis sa tunned, sa oled koju jõudnud ja see on kena tunne. See on üks pagana kena tunne, kas sa tead? Valduriga ongi saanud juba nii kaugel, et ta juba tunnistab ja kirjutab juba ka, et on ikka metsa ja rannarahvas. Poliitkorrektselt. Ta võttis kenasti õppust. Tal ei saa seda pahaks panna, sest kui tema kodu on seal, kus tõesti meri ära ei paista, siis pole ju teha, aga meite kantis jah. Eks see saarlasele see me vedasime seda kohe mere äärde, et talle hakkas umbes kenast meeldima seal küll. Ega see saarlast jah, mereküljast ikka hästi lahti, ma olen ise ka Tartus olnud, mingi 5. korrusel toas olin ja vaatasin ringi, järsku vaatan, meri, lõpuks ometi jäi seal ühe töökoja katus. Hirmuline suur, nii kall oli, plekist katus oli, oi kus hakkas sant enne, ma olin nii kena, korraks oli nii alla. Aga siis sain aru, ei, ma olen ikka Tartus. Et ega sellest jah, ikka sellest oma kodu tundesse lahti saa ning selle järgi ma siia tagasi ka tuli. Ja seda ma olen aru saanud küll, et ega saarlase küljes seda identiteeti ega naljalt lahti ei noki. Võibolla kui sa ise väga vali oled ning selle lahti nokkimise hakkama saa. Ei, aga mis sa siis enam oled, kui sul juuri enam all pole, siis sa kuivad ära nii hakkad ma ilma kodanikuks? No ma arvan, et saarlane ei taha saada. Siis ongi sul see, et on see kõik see vara ongi sul
ma ei tea, krediitkaart ja ID. Lambari villad sulitöösärkeks. Kodu on seal, kus kohvri maha paned. Ei no jah. Aga vaata, siis polegi võib-olla seda muret, et vaat vahest mõeldakse, et äkki ei peakski need noored ära käima, et lähtuvad minema, saavad kuskilt väljast naise ja siis tule tagasi enam. Et peaksidki nad kõik seal kodu olema, et kenasti siin ehitagu kogukonda üles, sünnitagu lapsi ning tehka tööd. Päris enam ei saa, sellepärast, et see bussid kivad nõnda kiiresti, lennukid lendavad nõnda palju ja eks see vabadus minna tulla peab olema, aga see tunnetus, et sa tahad, tunnetus, et see on su kodu, see tuleb kodust. Kui sa oled väike ja selles ja kui, kas see ajab su sees juuri ja kas hakkab sind kõnetama, see ajapikku on näha. No ta ongi ju ega siis, kes see siin õige musklik on kui paavst, aga põhjus mõttes, et on ju nii, et kui inimene läheb, no noored ju lähevadki otsima väljakutseid ja linnas on neid ju paratamatult rohkem. Aga ju siis tuleb see kuskil see keskea kriis või kuidas seda nimetatakse, kes hakkad mõtlema sellele. Sul pole tulnud seda keskea kriisi või? Küll ta siis tagasi tuleb. Ja, võib-olla jah, et mine tea. Siis tunned nagu, et... Aga sa pole ju mitte niisama sinna mandrile läinud, sa teed seal ju ka midagi ju. Ainult koolis käin, kogu aeg. Ta umbes lõpetas ühe ära ju. Seda oli kuulda. Ja räägi teistele ka, mis sa lõpetasid. No lõpetasin jälle, see oli ülikooli ära, nüüd siis doktorikraadiga. Sarst. Ei, ma pole mitte arst. Ta on filosoofia doktor. Vaata. Ja, aga vaat ma alustasin jälle uue kooliga sügisel, nii et... Sa ikka jõuad, saab minema sealt koolist. Ja mis siis sa koolid läbi saad? Vaata ei tea. Lähed järgmise kooli? Võib-olla lähen. No aga ähk tuled siis tagasi ning lööd jälle kõik kaardid siis segandi, sest ma olen aru saanud, kui uued tulijad tuleb, nad löövad kaardid segandi. Kuidas teite kantis on? Meie kantis on nüüd praegu, meil on viimaste aastatega tulnud siuksed noori peresid, täitsa mitmed, just siuksed, kelle juured on läinud sedasi, et meeste juured on siin pool olnud ning võtnud omal mandrilt naised ja siuksed, ikka ülikoolides käinud inimesed ja täitsa teadlik valik on tulla Saaremaale, tulla oma kodukanti selleks, et siin on väga hea koht lapsi kasvatada ja tarkadel inimestel pole kunagi mitte kuskil tööpuudust ka olnud. Ja elamispinnad on odavamad, eks ole, ja kes tuleb sama vanaema talu tagasi kodukoha ja sul pole üldse seda muret, kuidas laps hommikul kooli saab. Ta on Kalevis elab, läheb umbes jalgsi kooli, natuse kaugemalt on vaja viia, aga sükast asja, nagu ma just sõitsime täna Sõrves ringi, rattad kenasti külameestel siin oli just selle saa puu najal näha, et on külle läinud, sükast on nagu rattalukk pole üldse olemas meitel. Et turvaline on, sul on julge olla, sa elad normaalses keskkonnas ja kui aga laps juhtub teeb natus mõnda pahandust kuskil tegema, siis on ju kohe ammu ennem kodus teada juba, kui tähendab, kui sa ise üldse koju üldse jõudmagi. Ütleme, see sama sotsiaalne kontroll või kuidagi see on inimkeskne kogukond. Aga kui kaupu see sotsiaalne kontroll, kas see kontroll vahest mida Santi ka teeb? Selle elab üle. Paks nahk või? Natuse nutad ja siis elad jälle üle. Ma ei tea, kas need nutad. Mul oli näiteks siuke juhus. Tuli rahu tema põrmule ankrolaine siit 300 meetrit siit. Vanem inimene, ta käis juba jalgrattan ajal nõnda ringi ja tuleb küsib, Kaupu, kas sa pole mitte punast kassi näinud, ta on kadunud. Ja ma tahtsin öelda, et ei ole, kas mul tuli meelde, aga ma nägin mingi punane kass eelmine päev kõndis kuidagi pänta sinna Tammuna suunas. Ja ütlesin talle, et eile vist nägin, et oli küll siuke punane, siuke priske. Ja Laine niimoodi, vajus kuidagi niimoodi kassi ja keeras selle ratta ringi ja läks minema. Siis ma läksin õhtul poodi ja müüjad mulle, no Kaupo, no mis see ankrolaine kassi olid maha löönud nüüd siis? Mis mõt? Ei no, et ta tuli oma kassi otsa, sa olid ütelnud, ta oli Tammunal läinud. Ta kass pole kunagi Tammunal käinud. Aga õnneks kass tuli välja, muidu hakkasid juba narrima, et varsti ma käin ringi punasest kassinahast mütsi ning vankur otsa ees. Aga õnneks see kass tuli järgmise päeva välja. Aga see on ju sükene seik, vaata, isegi loomad on kontrolli all, mis see lastest räägib. Oleks veel jalgrattas kohe, tunned ära, selle mehe jalgrattaga sõitis keegi võõras mööda. Ja see hakkab silma küll ära arvagi, et
et see on selle tagasitulemise asi küll, et sellega peab arvestama, et sa satud sotsiaalse kontrolli keskkonda. selle kohta on kenasti mulle ütlesid siis need kohalikud naised teise korra, kui ikka noh, jälle kuuled, et küla peal jälle arvatakse igast asju ja siis sa võtad alguses südames ja siis sa oma arust oled kena inimene olnud. aga ütles ei, just mõned kuud võtavad su kallal ning siis tuleb uued teemad jälle peale. Ja sedasi ta vist on kah. Ei no võtta on mõttetu selle kallal, kes südamesse võtab seda, sest kui sa nagu välja ei teegi, no mis kaua sa võtad, sa otsid kellegi teise. Mis sa mulle varem ei rääkinud, siis kus sa varem olid oma juttudega. Oot, kes tagasi tuleb, see peab seda siis teadma, et siuke kena paks nahk peab olema, nutad umbes kodus, et keda teeb näe või? No, ei, mis sa teiste eest saab lähe nutma ju. Kes on käinud koolis natuke pedagoogi ametit proovinud? No jah. Täpselt, lapsed panevad su proovile algus, nüüd vaatad, noh, kuidas on, kas kannatab norida või kannata ja kui pole huvitav, no siis võttes keski teine ette. No aga kui sa siia nüüd tulid, hakkasid koori tegema, kuidas siis koori dirigendid võtsid su avasüli vastu, ütlesid hurraa või oli mingi sotsiaalse kontrolli värk ka, et vaat sa tuled nüüd oma teiste mõtetega, arvad asjadest teistmoodi suurest linnast ning. Selle koori ju tegelikult tegime juba 7 aastat tagasi. Jah, see on vana asi juba. Nii ammu. Et ega me vaata tegime seda üsna salaja. Ega ei käinud kuskil väljas kuskil. Hakkasime vaikselt nokkima seal oma, et ega need teised teadnudki vist enne, kui tuli see laulub ette laulmine, ega nad polnud enne kuulda, ega näidki seda koorini, et ega nad ei teadnud nokkida vist. Me ei teadnud midagi öelda, siis oli lihtsalt avatud suud ja imestust kui palju, et kus see nüüd tuli. Aga ega neil polnud siis vist jah, kuidagi midagi öeldagi. Aga kuna see ettelaulmine sai nagu hästi tehtud ja siis neil polnud põhjust midagi nokkima hakatagi vist nii väga. Ega me väga palju ju ei käigi üldse esinemas. Meie räägime siin siis Sõrves tegutsevast ainsamast segakoorist praegusel hetkel. See on siis Sõrve maakoor, mille dirigent Anu Niid juba 7 aastat on. Et, ja mida kõik kardavad, et ta kindlasti teeb esinemas ei käi, teevad kogu aeg luukambrit seal. Ja just. Vaat luukambrit me polegi teinud veel. Me peaks tegema. Ta on ühe korra proovis kurtis, et meitel pole seda, et vererõhk on liiga madal ja siis keda tegi ettepaneku ka. Et see juba tuleb mitmest suunast, et on luukambrid vaja hakata tegema. Mina pole üht ette vaja. Pole mitte vaja või? Ei ole. Et kui sa käigu meite kooris, mis sa siis muretsid? No äkki ma pean tulema. Äkki peab tulema, jaa. Kas me selle hümni pärast, Selle hümni pärast. Oota, kas me tahame seda hümnist midagi rääkida ka selle kõige peale? Kodus ka laulda. Hümni ikka hommikul laulad, seisad püsti nii kannad au. Tõmbad lippu vasti. See kõik on kena, aga asi oli selles, et nüüd see, kuna see hümn nüüd on olemas. No sümfooniaorkestrit me ei saanud kokku Sõrvest. Vaatasime küll iga nurga taha. Aga lauljad on ometi olemas, et sõnad võiks ju peale laulda ikkagi Sõrve inimesed. Oot, nüüd me peame küll ütlema, mis hümnist sa siis nüüd praegust räägib? Korgu kuningriigi hümnist, mis ühtlasin ka Sõrvemaa hümn on. See on see Tehuõie O Sõrvemaa, mis on, mina arvasin, et ta on hilisem, aga tuli välja, et ta on juba mingi 70. lõpus kirjutanud seda. Ja siis lihvinud seda nii ja naa ja see sai rahvale, vähemalt väga Sõrves sai nii omaseks, et meil olidki ju aastaid juba, olgu leivapäev või jaanipäev või mingi muu päev, kõik tõusid püsti, ropsti, hakkasid laulma, laulsid seda ja sellega tõmmati siis masti lipp või midagi pidulikku, mis vaja oli. Ja. Mõni särk. Jah, või särk ja siis kõik pühaliku, aga mõnel tuli pisargi silma. Järelikult sobib hümniks, ja siis meil siin üks suvesõrulne Peeter Vähi siis tegi, võttis tuld, ütles, palju siis ikka ühele heliloojale siis hümni tegemist pakutakse, et hea küll. Tegi noodid küll. Pole küllaldaselt riikisid, et saaks nii palju hümnisid teha. Kitsaks rebimiseks läheb. Aga nüüd tuleb sõnad peale laulda. Ja siin oli ju hirmuline suur meediakampaania oli ning kõik said raha suurde hunnikusse kogu panna, et saaks ometigi hümni ära salvestada. Ja ma sain aru, et see rahahunnik tuli täitsa piisav. See oli täitsa uskumatu. Me lihtsalt istusime siin mitte selle Ohesaare panga direktoriga. Oot, nüüd oli keda ametit sigantis. Jaa, Ohesaare panga direktor, see on, meil ühtlasi on ta kuningriigi rahapaja ülem. Ja me pidasime siin sõjanõud ja siis, ja Peeter tuli lippu ostma, kuningriigi lippu.
ütles, et see on nii kena lipp, ma pean endal ka panema ikka õue. Ja siis meil lõi pähe, et kuule, meil 4 looja siin. Mulle, et aga miks me ei võiks teha seda hümniks ümber. Ja võttis tuld ja aga noh, et ütles, et noh, et mingi umbes 4000 euri võib see minna. Ja siis, et mis seal ikka, paneme kuulutuse üles, et noh, küll hakatakse raha annetama. Ja pärast ma sain alles, kui ma selle kuulutuse üles panen, 4000, see on ikka päris suur raha. Ja mingi nädal aega enne lõpptähtaega oli mingi 3200 juba koos. Ma mõtlesin, ei 4000 küll. Helistasin Peetrus. Ei noh, ma siin mõtlesin ka seda, et no nüüd ei saa enam tagasi käiku anda. Nüüd tuleb ikka lõpuni ära teha. Aga tuli lõpus selline sahmakas juurde, et läks üle veel. Nii et peaaegu 1000 eurot üle. Sellest me saime veel vägevad pidustused teha ja saime veel meenemündi välja anda. Kuningriik andis jälle 38. mudeli torgutaalrit välja, kus on ühel pool kuningriigi vapp, teisel pool on tuletorn ja Sõrvemaa ja siis see kuupäev, millal see hümniks on kinnitatud. No näed sa, et nagu ikka riik riigis täitsa pole, kõik on olemas, raha on olemas, kuningas on olemas, lipp ning hümn ka. Ei no. Nüüd pole midagi puudu enam. Kui Eesti Vabariik meid korra juba välja arvas, ega ta siis nagu nii lihtsalt ei pääse, nüüd ta peab seedima seda. Ning see, ma saan aru, et siin on papri peal kirjas ka siin on suurte tähtedega peal kirjas, olgu kuningriigi hümn ning siin on noodid ka ning ma sain aru, et siis Sõrve maakoori üks järgmisi projekte, mitte kõige suurem projekt, sest Sõrve maakooril on palju ettevõtmisi, on siis see hümn nüüd sisse lauda, no mitte dirigent siis sai selle ka täna omale käde, vaatas selle peale, no täna sai papri peal käde, arvutis pole ikka käes ju. Et meist tund, et sul siis siin on, et laulame ära või? Muidugi. No me siis katsume siit poolt ka ajada mingi isasemaid inimesi rohkem kokku. Ma vaatasin, et jeleda jälega on seal kõik on. Oi, meil on isasid ka, aga ma arvan, et selle hümni jaoks on natuke suuremad koosseisu lihtsalt või. Siis tuleb ikka nagu suurem hümn, et ma arvan, et võtame lihtsalt, et natuke vägevamast, siis võtame natuke abijõudu juurde. Ja paneme kaja. Teeme lihtsalt natuke suurem ja siis saab vägeva hümni, ma arvan. Nõnda, et kui mitte televiisori vaatajad või raadiokuulajad praegust mõtlevad, ma tahaks ka selle hümni laulmise juures olla ning kui sa viisi pead, siis võta meitega ühendust, küll sa meitid üles löövad. Et tule ka siis meitega seltsis laulu. Küll sa meitid. Kes tahab leida, see ma arvan, et leiab üles selle maakoori küll. Ma nägin ühte töökuulutust, et firma vajab selgelt nägijat, õige kandidaat leiab ise, kellega ühendust võtta. No see on pisise koha asi, vaada, nagu meil siin juttu oli, et kui on pisine koht, siis kõik ju tähendavad kõike. Nii on. Et no ma arvan, et ehk ikka leiab selle maakoori üles küll. Muidud. Nõnda, sukeldume korraks laulupiu sisse ka, sest et kui me siin maakoorist juba rääkisime, siis kui on olemas sõuke koor, mis sündis umbes selleks, et ometi saaks sõrulased ka ühe korra laulupiule jälle üle hulga aja. Ma teagid palju aastat seal vahet olid, mõned ikka olid. Ning saimegid. Ning neid käisime teise korra veel, no räägime sellest viimasest laulupeost, sest see oli ju selle aasta hirmuline suur sündmus, inimestel oli puupüsti terve väljak täis ning sina oled dirigent, räägi nüüd dirigendi vaatenurgas seda asja natuse. No ma olin seal peal nii dirigent kui laulja, mitte suures pukis dirigent, ma olin see väike dirigent. See kellel lillipärast antakse. Ja vist isegi sain seekord ja seal mõnikord jääb vahele, see on nii palju neid. See pisike tegija suures tiigis. No ütleme, need lauljana ja dirigendina on see asi ikka natuke erinev. Lauljana võtad aga need noodid ette ja laulad ja teed tööd. Aga dirigendina on ainult suur vaev ja viletsus mõneti. Et see pinge ikka enne laulupidu on väga suur ja mitte ainult see tööpinge, vaid see vastutus. Et kui mul on ikka terve toa täis neid lauljad, kes ikka tahavad hirmsasti sinna laulu peale saada, siis ma tunnen, et mul on vastutus, et ma pean nendest nagu rohkem kui 100% andma, et nad saaks. Ja ometigi seal väga palju ei ole ka minu teha. Et see kuidagi käib läbi mingite X-faktorite ja kogu see repertuaar, kõik on ju, see ei ole ju minu teha. Aga siis sulle esimene kergendus pidi olema ju siis, kui öeldi, et te pääsete. Siis oligi kergendus. Sel aastal nagu ju jäi väga palju ja välja, ma sain aru. Jäid vist välja. Väga palju oli ka neid projektkoore.
mis tehti just nimelt selleks, et saaks sellele suurele juubelipeole, eks ole, võeti kokku, paljud nendest said ka laulupiduse, aga paljud jäid vist ka ukse taha, ma ei tea täpselt neid numbreid. Neid numbreid ei ole vist väga üldse avalikult räägitudki, nendest vist räägitakse. On see siis tähtsus? Ja on see siis üldse tähtsus? Nii palju igatahes oli juttu, et rekordarv soovijaid jäi ukse taha sel aastal, et see juba ka midagi. Laululaval on ju ka mingid omad möödud ometegid, et sinna. Ja minu meelest need möödud on juba täis ja ülegi veel. Kenasti ületatud ka juba jah, ja lihtsalt. Aga üks selline tore ja positiivne, kui kõik kangesti pürivad laulupidus on ju see, et siis ju tekib ju koorisid ning inimesed teevad laulavad selle aja, sest läheb aastaringi mitu aastat järges ning siis pole inimesed aega rumalusi teha ning saavad ju kenasti omad. See on ju suur pingutus ja see on ka samas suur rõõm laulmas käia ju. Ja sul on tegemist mitu aastat, kui sa muidugi pärast pidus ei saa, siis on kurb kindlasti. Aga ma arvan, et siin ongi, tuleb see vahe sisse. Need projektkoorid, lähme laulu peale, need tehakse tavaliselt suures linnas. On nii. Et kõik suured linnad võetakse siis need abilisi, inimene võib laulda mitmes kooris, see on lubatud. Tehakse niimoodi, mingi tuumik pannakse kokku, kutsutakse veel sõbrad teistest kooridest juurde, lauldakse väga heade punktide peale ette, saadakse laulu peale, pärast laulupidu koar laiali. Ja pole midagi. Ja sest, et pole vaja. See oli eesmärk. Just. See oli eesmärk, jah. Aga kas see hoiab kogukonda? Ei, see pole üldse kogukonna jutt. Seda küll, jah. Ja need väiksed koorid, kes hingitsevad kuskitel ääremaadel või serva peal või lihtsalt väikestes kohtades. Nemad jäid ju välja. Nad lihtsalt ruumi enam, jah, seda kõrval. See on huvitav küsimus, et sinu meelest ka ikkagi koorilaulu mõte on ikkagi eelkõige see seltskond või kogukond või... Ma arvan, et koorilaulu saab olla mitu mõtet. Et üks mõte võikski olla see kogukonna mõte, et inimesed saavad kokku, nagu meil see Sõrvekoor on. Saame kokku, tead kui palju juttu seal nüüd on. Alguses polnud üldse seda jutustamist enne proovi, nüüd ei saa kuidagi prooviga pihta hakatud, kõigil on vaja nii õudselt rääkida ja siis tuleb kord majja vilistada aeg-ajalt, et mul on vile selleks olemas. Et ei ole nii palju vaja jutustada. Ja aga see on nagu üks eesmärk, aga ometigi ma arvan, et peavad olema need koorid, mis teevad seda nagu kunstilist aset. Ma arvan, et neil on täiesti erinev mõte. Just, absoluutselt. Ja nüüd on küsimus, milleks see suur laulupidu on? Kas see suur laulupidu on nagu nendele kunsti saavutamiseks või laulupidu, et saame kõik kokku ja laulame? No see on alaline küsimus. See ongi alaline küsimus. Ja sellel pole õiget vastust. Ma käisin vist mingi 12 aastat kammerkooris ja see oli kogu aeg dirigentidega tuli ikka, näiteks Mikk Üleoja ütles, et ei saa ju niimoodi ka, et ainult oma rõbuks, et tahaks, ja ta keeras meile selliseid kriipivaid asju sinna pealt, et mingid tõesti, et päris keeruline oli, aga tegelikult kui hakkama said, oli jälle ei ole mõnus, aga siis tekkis vaidlusi seal kooris, et kuidas, mida me siis ikka tahame ja sellest vist ei saagi, see ei lõpe mitte kunagi. Ja loomulikult dirigendil on mingi ambitsioon ka ja eriti kui ta veel, Mikk oli tolle ajal Konsis veel, eks ole, tal oli väikene ambitsioon ka ikka, et midagi teha, et näidata ka, et milleks suutelised. Jah, aga ma näiteks, mul on endal tuua Riisipere segakoor, mis vist pandi ka, ma nüüd päris tausta ei tea, lihtsalt mul üks väga hea sõber on seal dirigendis kutsutud ja ta ütles, ta oli ka vahepeal väga mures, et kas ta ikka suudab selle seltskonna laulupeole nagu sellest seltskonda võib-olla ei kõla hästi, just meil selle koori viia laulupeole, nad said sinna laulupeole, aga nemad kindlasti jätkavad. Nii et ka, nagu ma saan aru, et seal vist oli mingisugune järjepidevus oli vahepeal katkenud ja siis nad nüüd said laulupeole suur, väga kõva motivaator, üks asi seda saada ja nüüd, kuna seal oli nii äge olla, et siis nüüd kindlasti ka jätkata, et selles mõttes nüüd võrreldes versus need linna suurlinnade koorid, eks ole, kui nüüd mõnigi maakoor, eks ole, mõnigi maapiirkonnas tegutsev koor või külakoor kusagil tegutseb ja peal laulupidu uuesti veel laulma jääb edasi, et see on ju ainult hää. Aga ega siis laulupidu pole ainus väljund ju, sest võib ju oma raskuskategoorias ju neid igasugu, alates festivalidest ja lõpetades. Meil on ju igasugu pisisi laulupidu. Konkursse, festivale, värke. Taritu laulupidu. Talve laulupidu oli just neid. Ja nüüd tuleb nüüd ju kohe see suvi tuleb meitel Saaremaa laulupidu ja Anul on selle kohta ju jälle siseinfot, sest et räägi Sosinal, siis te seda teada. Mis siis, see on jumala avalik. Siis ma hakkab millest tuleb rääkida.
no tuleb nüüd Saare maakonna laulupidu, just. Nüüd ma tean. Nüüd sa tead, jah. No see laulupidu on, tahaks öelda, et nagu natuke minu sünnitis, aga peamise idee autor on ikkagi Raul Vinni. Et tema selle idee ja mõtte kuidagi välja käis, ta seedis vist seda tüki aega, mõtles, et on vaja teha sellise teemaga nagu teel. Just see äraminemine, tulemine, olemine, pendeldamine, see pidev siuke liikumine ja siis ta käis mulle seal täpselt selle sama suure laulupeo, selle laulukaare taga, istusime ja ootasime, ma ei tea, mida me ootasime. Ja siis ta ütleb, et kuule, et tal on siuke mõte, et rääkis sellest oma ideest seal natuke ja ütles, et ei tea, mis selle nagu, mingi pealkiri peaks olema. Siis ma ütlesin, teel. Ja siis ta ütles, jah. Ja nii see tuligi, see laulupeo teema teel. See oli siuke väga siuke laulupeoline tunne oli seal suure laulukaare taga. Laulupidulik tunne tuli, jah. Jälle see teel olemine. See on siis selle Saare maakonna järgmisel suvel toimuva laulupeo idee. See on teema vist on selle asja. Et ma saan aru, et seal oli konkurss ja siis teie esitasite oma idee sinna ning teie võitsite. Urra, see on vägev, see on nii tore. Aga mis see siis tähendab, et teie võitsite selle konkursi? Mis siis selle peale juhtus, et teil oli tore mõte küll, aga et... Nüüd tuleb pidu ära teha. Ja nüüd järsku selgus, et te peate seda pidu tegema hakkama siis. Mõnes mõttes see on nagu hea kah, siis saab ikka nagu oma näolise, annaks selle kellelegi teisele teha, siis võib-olla ta teeks sellest mingi oma peo. Üks teeb oma näo järgi. Just. Nõnda, et te siis Rauliga kahekesta siis... No ei, meil on ikka palju abilisi. Ma mõtlen nagu selle idee poole peal siis või selle, mis... No jah, idee on selle asja nimi vist. Kas see tähendab siis, et repertuaari valik ja mis sinna juure siis käib? Et repertuaar oli siis osaliselt suures osas minu valida, aga samuti teised koorijuhid panid enda panust, et pakkusid ka omasid laulusid. Et siis mitme peale sai see nüüd kokku. Ja siis Rauli poole jääb siis lavastus ja kunstiline ja visuaalne külg on rohkem tema teema siis, mis tema arvas ja mis tema näeb seal. Kõik need tulemised ja liikumised ja vahetekstide jaoks on tal inimene olemas ja et proovib siis need nagu tema vastutada siis nende asjade eest. Nõnda, et selle aasta tuleb laulupidu siis teite nägu või meite nägu? No loodame ikka meite nägu. Kuidas ta on siis pikkade juuste ja habemaga jälle nagu see? Laulupidu või? Nagu see... Vanemuine. Vanemuine ikka tarkamalt. Ei, kuule, vanad surulised pole mitte pikkade juustega olnud. Ma ei tea, ma pole ühtegi nii vana surulist läinud, neid kelle kohta võiks öelda vana suruline. Ja ei, mingid pildid olid küll, aga ei, ma lihtsalt, mul tekkis kujutluspilt mingist Conchita Wurstist praegu. Aga ei, see on lihtsalt, mul on haiglane mõte, kõik aeg tuleb mingi, iga lause peal tuleb mingi anekdoot meelde, nagu selle teel, mul tuli kohe meelde, et koosa lihad sees lidrise teega. aga nii lidrine see meil ka pöle. Ja istume otsa peale, ma kargutasin. Ja, sellel lausel on teine pool ka, et olga see tee enda lidrine, kui ta tahab. See oluline võtab ikka otsa peal, ning kargutab natusega taristan. On sul seda karsast mäge korra elu peale? Jah, no võt. Kõik siuksed kenad asjad. Kogu aeg tulevad mingid valed asjad meelde. Need on õiged asjad. Pole ju valed asjad, need just õiged asjad. Need on umbes õiged asjad. Aga kui tähtis see kohalik laulupidu siis ikkagi on? Ma saan aru, et suur laulupidu paneb, tead, rattad käima ja kurdid kuulma ning lauljad laulma, kes polegi nii väga lauljad. Aga mis see kohaliku laulupidu tähtsus on? Selle Saare maakonna oma. Võibolla see pisise laulupidu, jah, nagu Taritu laulupidu on see natuks teistmoodi. Aga mis see vahepealne? Mul ongi tunne, et praegust see Saaremaa laulupidu on natuke selline vaeslapse ossa jäänud, et minu meelest see Taritu pidu, mis iga aasta peetakse, et sellel on mingi oma koht ja oma nägu ja oma siuke tunne tuleb sisse, kui seal olla. No Sõrvemaa pidu on ka täitsa kena paar aastat tagasi tegime ja siuke hästi oma tunne on. Aga see Saaremaa laulupidu on seni olnud siuke
tundetu, ütleme, et tal ei ole nagu oma kohta võib-olla väga. Et ta ei ole nagu suur pidu ja ta ei ole nagu siuke nagu väike pidu, ta on siuke vahepealne. Nagu raske positsioon. Raske positsioon, et tulevad üle Saaremaa kõik nurgad ja kandid ja ääred tulevad kokku. Ja siis nagu on pidu. Ja täitsa tore vist on kah lauljatel seal olla. Aga ta on ikka. Ikka on vist tore ja aga kuidagi tahaks talle seda rohkem värvi anda või mingit sellist. Kas see viga on siis nagu kogu selle Saaremaa värgiga praegast, et ta kuidagi see suur kolhoos pole nagu, nad ei ole seda oma tunnet ikka tekkinud. Võib-olla vahest on ju seda, et selleks, et meie tunne oleks, sa pead kõigepealt isi olema. No just. Et võib-olla kui siin sõrulised hakkavad kangesti isi olema, ning seal Kihelkonna omad hakkavad rohkem isi olema, võib-olla siis kogu tulles ongi see meite tunne olemas. Või siis jääb see Saare maakonnapidu või ta on ikka kõik see Muhumaa ja Ruhnu on ka Saaremaa ikka. Et võib-olla ta jääb ikka liiga palju selle suure peo varju. Et ta jääb nagu kuidagi, just suurpidu nüüd oli ja see nüüd uut pidu alles septembris oli see konkurssi alles tegelikult, nii et tegelikult jääb väikse selle Saare maakonna peo jaoks ju vähem kui aasta seda kõike korraldada ja teha, et see on hirmus väike aeg. Seda ma just mõtlesin, hirmus väike aeg. Tehakse 4-5 aastat ette, eks ole, et seda on ju hirm vähe praegu seda aega. Seda on alla aasta, see on otse hirmus, kui see nii väikse ajaga teha jah, et see on väga raske, et ma ütlekski, et praegu selle peo tegemise juures ongi aeg kõige raskem. Et seda, ega kõik teevad ju seda oma töö kõrvalt. Ega minagi ei tee, ma ei ole täiskohaga kunstiline juht, et mul on aega seda hommikust õhtuni teha seda Saaremaa pidu. Et ma pean ikka muud tööd tegema, muud tööd, mille eest ma palka kah saan ja mille eest ma elada saan. Et see on ju täpselt Raulil samamoodi, et ega seda suurt pidu tehakse tõesti aastaid ju. Ja suure palgalise suure tiimiga ka. Just, et seda nagu, seda väikest pidu peab tegema nagu vabast ajast ja hästi kiiresti. Rõõmsasti ka. Ja siis peab tore ka veel olema. Aga peabki tore olema. Et kõik annavad endast ikka, ma arvan, maksimumi, et see ikka tuleb tore. Mina arvan, et ta tuleb ka tore, isegi kui see tee praegu natuke lidrine on. Aga siis võtab kedad otsa peale. Juuni alguseks selle kenast ära kuivab. Ma mõtlen ka, et ju see ära kuivab ja keegi võtab otsa peale ja küll saab. Ju saab. Ju see saab. Saab ikka alati on saanud. Et kui kõik sinna sellele hirmsuurele laulupeale nii kangesti tungivad, et ähk vahest võiks vähe laiemalt tõmmata ning igas piirkonnas oma piu veel uhkemaks teha ning siis seal suurel piu läkist polekski nii kitsasaki hingata. See on tõsi mõte sul, see on kena plaan sul küll jah, et üks asi ka, mida ma olen nüüd vaatanud, ma räägin, ma olen nüüd olnud pea 15 aastat olnud siis saarlane ning enne seda on Tallinnas, aga just see Tallinna kesksus, et võib-olla see pole mitte kena asi, et las see suur raha olla seal ja suured pangahooned ja mingid vabrikud seal ümber, aga et inimene elab ikkagi ju, elab maal ja et see inimeste et see maaelu ja just ka see serva peal olemise värk, et siin on ju tegelikult kena olla ja kui me selle elu omal ise kenaks elame, siis seda toredam meil endal ju on. Ja siis tahtvad noored ka tulla siikanti, kui siin kandis on elu käib, mitte töö pärast, aga sul midagi teha ka olema siin õhtul, praegu veel umbes pime juba, kellu pole nii midagi palju veel, aga talvine aeg ja mis sa siis ikka teed, aga et see ühistegemise asjad on ju väga kenad asjad. No see on, kui vaata nüüd see laulupeo värk, et siin on nii mitu külge nendel asjadel, et kui tehagi see maakonnapidu siuke hästi uhke ja kena, ikka nagu rohkem kui aasta valmistaks seda kõik ette ja siis teekski toredama peo. Et siis nagu polekski see suurpidu nii tähtis, aga tegelikult on see suurpidu just nendele väikestele maakooridele palju olulisem kui Tallinna kooridele. See Tallinna minek on just. No just see minek ja elamine ja olemine. Ja vaata, mis kõik muud koorid läksid Tallinnast laulupealt oma bussiga ning sõitsid koju ning Tallinna omad jäid umbes oma kodu, sõitsid trallibussiga koju või mõned jalutasid. Aga kui saarlased ja hiidlased koju läksid, vaata, mis praami peal toimus. Just. Meitel oli oma ette laulupidu, mitu praamidit, mis läksid, käid nõuke pidu. Et selles mõttes, et see on jälle osa sellest asjast. Just. See on asi, millest need Tallinna kesksed koorid ja mitte medad. Nad elavad oma kodus. Kuidas on laulupeole minek ja sealt see tulek, et see on ju meie jaoks täitsa oma ette asi. Aga siit idee.
Saaremaa laulupeol kõik koorid peavad tulema eelmine päev kohale. Kuressaarde kohale. koolimajas kuskil. ja hommikul hakkab pihta. meil tulevad hommikul hobuvankritega kuskilt Sõrvest läheb Kuressaare poolde. teine mõte muidu, et natuse see võib-olla annab teise korra, mitte nüüd selle aasta teha, võib-olla kusagil tulevikus, et kas need Meite laulupeod peavad kõik olema Kuressaares, Meitel on sama lugu, nii nagu Suure Eesti mõttes on kõik on Tallinna poole, kõik jooned jooksevad sinna peale kogu. Meitel sama saare peal, Meitel küll üks vald kõik nüüd ja puha, eks ole. Aga kas kõik need nooled peavad ja kõik mõned sinna Kuressaare poolde kokku jooksma, kui see on Saaremaa pidu, see võiks ju ka Natuse küla korda käia. Vaat see on nüüd mõte, mida peab hakkama seal peab vist meie arvutama. Natuse võib ju rehkendada selles ju. Eks on mingi lava ja istumiskohta ja sukst asja ka vaja. Kõik asja teha. Taristu, kas taristu on jälle, laristu ja puristu, kõik on seal kõrvas. Aga selle asja üle võiks ju mõelda, et laululavasid on ju, muidugi Kuressaare on kõik see suurem Meitel praegust. Isegi et Senna ei mahu hästi ära vahepeal. Isegi et Senna ei mahu ära, aga kui äkkisti annab midagi välja mõelda, ma veel täpselt ei tea. Salmel on pirepisine. Kihelkonnal on täitsa kena suur laululava, pole üldse saanud, Meitel oli, nüüd oli ma teaks 10 koor talvelaulu peal oli kenast rahvast täis seal ja muidugi see on ka suur, annab ju panna, aga peab vast mõttel lennata natuse. Ja et võib-olla, et ongi nende asjadega nõnda, et kui sa siin selle saare peal istud nagu konnad teekis, siis vahest jäävad need mõtted ka pire ummuksisse ja ehk ongi taalist, et tuleb kedad kuskilt kaugemalt, tuleb oma uute mõtetega, segab pire seda vett, ärritab vahest natuse isigid. Seda me oleme Rooniga nüüd teinud. Oled ärritanud seal pire? Oleme vist natuke ärritanud, me ei ole kunagi enne seda pidu teinud. Ja eks see võib olla natuke uus ja ehmatav kõigi jaoks ongi. Et me oleme uued tegijad. Et sõuke vee segamine vahest ju paneb asjad liikuma. Et äkist seda on kitarist ja äkist sellepärast on kitarist, et need noored ära käivad ja vahest ongi 10 aastat ära ning tuled siis oma kesk- ja kriisis või pire varem ehk ka mõned tagasi ning panad lapsed siia kooli ning vaatavad teise värskemad pilguga see asja peale, näevad võimalusi. Ja kannatavad pire selle sotsiaalse kontrolli all, aga küll nad üle saavad. Aga sedasi läheb elu edasi, ma mõtlen. Ma mõtlen ka, et sellise ilusate nootidega me võime selle saate otsa selle korra kogu tõmmata, et Meitel on tulemas üks uhke pidu. Meitel on olemas üks kena Sõrvemaa, kus on oma hümn ning 5 pisist ette karjumas praegu üle terve Sõrvemaa või magavad kenasti nagu tinglid. Teab, see kellu pole veel nii palju. Tiited magavad ikka kui pime on. Välja arvatud öösse või ema magada. Ei, see 5 oli ju ainult Tagasõrve, Eessõrve ka. Ei, Meitamad ka, muidu ma teagi palju Meitamad. Meitamad sünnib ka ikka tittesid oli siin umbes selle sündisminut juurde. Eile nägin poe ees oli üks pere lausa 2 titega, teine oli siuke juba jooskis ning teine oli veel vankris, röömel nõnda suur. Nendelt ma saan aru, et Meitel siin Saaremaal vaada, kus Sõrvast tahad asjad täitsa kenad. Nõnda, et polegi Meitel muud ütelda. Aitab elada küll. Kenad terist teitele. Ja vana aasta lõppu ja tuult aastat ja minge siis ikka uue aasta poisiks ning. Ja tulge meid laulupiduse. Jah, just. Ja Sõrulust tulges laulma. Jah, kenad terist teitele. Lilli saab õppe oled tema tehtud laua nõud. Ongi väga ilusad. Kõik on tema tehtud, ma vaatan, ta ongi see.